Mehed hakkame elama, podcast on koha sisse võtnud, tuba on soe, elu on nagu hernes, võta ja ela. Ja et seda kõike veel mõnusamalt teha, olen ma endale külla kutsunud täna Romet Vaino. Sinul on tere kõigepealt. Tere, jah. Sa oled, täna ma saan aru, et sa oled matkajuht, sa oled fotograaf, sa oled kirjanik, aga ütle, see kõik ei ole ju niimoodi olnud, aga et sa oled käinud läbi pika tee, väga pika matka, et jõuda matkajuhiks. Jah, vastab tõele, et küll mingisugune seeme oli juba väga ammuses lapsepõlves külvatud, et see huvi looduse, loomade, lindude vastu, see kõik oli nagu olemas. Aga aastate jooksul on see väga palju muutunud, miks ma looduses, ütleme, täna käin või mida ma sealt otsin. Et mingis osas on tõesti ikkagi need karvased ja sulelised ka alles jäänud, aga oma sellisel pikal eneseotsingu teel, kui seda nii võib nimetada. Orienteerumisel. Just orienteerumisel, kolistades läbi erinevaid töökohti, mis üldse kuidagi natuuri mõttes mulle pole sobinud ja kuidagi ka lõpetades mingi hetk seetõttu sellises mustas augus ja siis sealt välja ronides kuidagi võibki öelda, et ma nagu korraks läksin nagu loodusest järjest kaugemale ja siis kuidagi toimus selline raputus ja tulin nagu ringiga tagasi. Sa täna räägid sellest ühe teemana paljude hulgas, et me peame loodusega sildu ehitama taas. Sa räägid ka hirmudest, et me ei tohiks karta pimedat metsa või raba või sood või tundmatust. Miks see sul niimoodi on sattunud? See on kuidagi niimoodi vist kujunenud, et just see sama asi, et kui ma omadega sinna keerulisse seisu kukkusin, siis kuidagi see oli mulle endale äratus, et esiteks võib-olla sellise ikkagi noorema mehe, nagu ma täna olen, kuigi ma pean ennast täna ka ikkagi nooreks. Sa oled sündinud aastal 87. Just, jah. Ja ikkagi, et vist elus on nii, et mingi hetk sa nagu tunned, et sulle nagu antakse selles mõttes kõik andeks, et kui sa pingutad tööl rohkem, magad vähem, nii edasi, siis sul on ikkagi selline surematuse tunne kuni mingi punktini, kus siis võib-olla see elu ikkagi näitab sulle selle koha kätte. Ja mina siis ühel hetkel maadlesin ka ärevushäirete, isegi paanikahoogude ja selliste asjadega. Ja ühel hetkel täitsa nagu kahtlustasin, et mul on ikkagi nagu füüsiliselt midagi viga. Ja minnes siis ühel väga äreval hetkel lõpuks EMO-sse, siis ma nagu sain esimest korda teada, et mul on hoopis nagu ärevushäired. Ja kuidagi see oli võib-olla selline pöördepunkt, kus ma hakkasin esiteks mõtlema vaimse tervise peale rohkem ja ka iseenda teekonna peale, et miks ma lõhun ennast selliste asjadega, mis mulle tegelikult kuidagi olemuselt ei sobi, et miks ma ei võiks valida seda teed, kus ma tunnen, et ikkagi nagu mingi omadus või mingi siuke eelis on mulle antud. Ja siis sealt kuidagi ma hakkasin mõtlema, et ma olengi vahepeal loodusest mingid aastad kuidagi kaugemaks jäänud ja oleks vaja teha neid samme tagasi. Ja need sammud sinna looduse poole tagasi tegelikult hakkasid üsna kiiresti nagu tooma mulle selles mõttes nagu häid tulemusi, et olukorras, kus ma olin kuidagi vaimselt läbi küpsenud, need jalutuskäigud, mis kuidagi aja jooksul muutusid ka järjest pikemaks, et kuidagi ma tundsin, et see loodus võttis mind mingis mõttes nagu avasüli vastu ja ma sain kuidagi väga palju paremini seal ka oma selliseid ülekeenud emotsioone ja kõike seda vaimset aparaati kuidagi reguleerida, millest tegelikult ka teadus täna räägib, et loodus aitab väga hästi inimesel emotsioone reguleerida. Ja tegelikult ühel hetkel nendel käikudel, mis tõesti muutusid järjest pikemaks, järjest kaugemale, et ma jõudsin omadega ka rabadesse välja, mitte laudteele, vaid päris metsikutesse kohtadesse, et siis ma hakkasin tegelikult kokku puutuma ka just nende mingite elementide või olukordadega, kus ma tundsin endas nagu hirmu. Et pimedus oli esialgu ebamugav, mingid väga äkilised kohtumised metsloomadega ja kuigi see oli
esialgu võib-olla nagu raske vastu võtta, siis ikkagi mul oli nagu tekkinud mingi selline tunne, et aga ma nagu proovin kuidagi selle hirmuga nagu toime tulla ja see toimetulek ei tähenda seda, et sa selle eest nagu eemale jooksed, vaid just vastupidi, et sa lubadki endal seda hirmu kogeda. Ja teinekord võib-olla täiskasvanud mehena on see nagu ebamugav ka, et tõesti, et oled üksi metsas ja sa nagu tunned, et no läheks nagu autosse tagasi. Mul on siuke tunne olnud, et ma sõidan jalgrattaga pimedas ja siis on selline tunne, et natuke on hirmus, et kas see on okei. Jaa, see on täiesti okei. Et pigem võib-olla see mõte ongi mul nagu selles, et ütleme mitte, et inimesed nagu ei tohiks hirmut tunda, aga nad võiks võtta seda kuidagi naturaalse või loomuliku osana inimese elust, et see on okei, et tunne seda hirmu ja teinekord ongi nii, et sa tunned seda hirmu, aga sellest sõltumata see ei takista sul nagu sinu teekonda jätkamast. See on huvitav, ma mõtlesin, et me teeme väikse sissejuhatusega, sa panid kohe nagu täiega sinna rappa välja, et kuulajatele natukene sind tutvustada. Ütle, kus sa pärit oled, mis perekonnas sa oled? Ma olen pärit Raplast, ma olen kasvanud vanemate oma vennaga, vanemad tegelikult lahutasid, kui ma olin kuskil põhikooli lõpus ja siis hiljem ma elasin oma venna ja emaga mingi aja, kuni siis sealt edasi ma läksin ülikooli, kaitseväkke ja siis sealt hakkaski see minu selline tööalane eneseotsingute odusseia pihta. Seda on olnud päris mitu peatükki. Anna kõvemaid highlight'e, mida sa oled proovinud, teinud ja kuidas sa jõudsid sinna hetke, et sa värisesid ja olid läbi põlenud? Ma alustasin, kuna mul on loodusteaduslik taust, ma alustasin Keskkonnainspektsioonist. Püüdsid neid röövpüüdjaid? Ma olin selles mõttes natuke teise valdkonna peal, et mul olid just jäätmed, välisõhk, sellised asjad, kontrollisin ettevõtteid, nende mingid komplekslubasid, selliseid asju. Ja siis sealt edasi ma liikusin mõneks ajaks jäätmekäitluse valdkonda, ka selline ka omavalitsuse nii-öelda teenistuses natukene dokumentide ajamine, arengukavade koostamine, kõik muu selline. Ja siis tegelikult seal kuskil oligi see moment, kus ma tundsin, et mingid asjad hakkavad üle pea küpsema ja ilmselt sattusidki nagu väga lühikesel ajale kokku, et tööl tekkisid mingid keerulised olukorrad, mingid konfliktid isegi võiks nimetada ja siis samaaegselt ka läksin oma kaaslasest lahku ja kuidagi kõik asjad sattusid lühikesel ajale kokku ja ma ise ei osanud tol hetkel midagi sellest vaimsest tervisest üldsegi mõelda, kuni ühel hetkel siis tõesti tekkisid probleemid seal unega ja nagu väga veidraks läks kõik need asjad, et ma olen seda varem mõnes kohas ka kirjeldanud, et kui sa lähed ka toidupoodi ja sul tekib paaniline surmahirm täiesti tühja koha pealt. Selline asi oli sul, läksid Selverisse ja hirm tuli peale, et nüüd on kõik või? Jah, et siuke hakkad hingeldama ja täiesti nagu veider kogemus. Ja kuidagi see olukord viis mind esiteks tõesti selleni, et ma pöördusin vähemalt, tegin need esimesed sammud looduse poole tagasi, hakkasin võib-olla sealt mingis mõttes seda abi otsima, aga siis tegelikult ta viis ka mind mingisse sellisesse punkti, kus ma arvan tagantjärgi natuke ka võib-olla meeleheitest, et kui ma varem olin ikkagi oma sellised teatud tuttava kasti sees nagu mänginud, et ikkagi mul on see loodusteaduslik taust ja ma teen võib-olla need tööalased valikud selle järgi, siis ma hüppasin sellest kastist nagu täiesti välja ja ma mõtlesin, et ma tahaks proovida müügitööd. Mida sa müüsid? No ma alustasin ikkagi sellest kõige kurikuulsamast. Poodides neid mingid elukindlustust. Ja, et ma olin siin samas Tallinna kaubanduskeskustes, viskasin ennast nagu külma vette ja mõte oligi nagu selles, et mulle soovitati, et hüppa siin kohas sellesse külma vette, saad kohe aru, kui paks sul see nahk on ja siis vaatab nagu edasi, on ju. Ja tegelikult oma üllatuseks võib-olla ka nagu seos selle hirmuga, et oli tohutu hirm ja väga ebameeldiv alguses, aga ma avastasin nagu enda kohta, et tegelikult ma saan inimestega jutu peale ja sealt kuidagi märkasin ka seda, et
isegi kui mul ei õnnestunud neile tõesti nüüd seda, ma müüsin Starmani paketti kusjuures, et kui mul ei õnnestunud seda asja müüa, et siis ma tajusin nagu mingit sellist asja, et tegelikult see suhtlemisoskus, mingi jutustamine, see on nagu olemas, et mingi klikk nagu käib isegi võõra inimesega. Ja ma arvan, et see on tegelikult hiljem mind nagu palju aidanud ja ma arvan, et võib-olla kui mul seda kogemust ei oleks olnud, võib-olla ma ei oleks julgenudki kaaluda seda matkajuhiks nagu hakkamist. Et sinna järgnes veel erinevaid müügitöid ja ühel hetkel oli kuidagi see, et ma olin tegelikult aastate jooksul juba käinud rohkem looduses, pikemad käigud ja ühel hetkel ma olin otsustanud ka hakata lihtsalt enda tarbeks ükst väikest blogi kirjutama internetis ja teinud väikse Facebooki lehe, pannud sinna fotosid ja see oli nagu selline hobi, mida ma tegin oma põhitöö kõrvalt, aga ühel hetkel juhtus põhitööga see, et ma sain siis sellise otsuse teada, et ettevõte peab koondama mingi hulga inimesi. Ja see oligi tegelikult see pöördepunkt, et kus tegelikult ma sees olin küpsenud oma nende hobitegevustega sellisesse punkti, kus ma päriselt nagu kaalusin, et võib-olla saaks selle matka asjaga midagi teha. Ja siis, kui sa saad koondamist teata, siis kuidagi see on nagu märk kuskilt universumist. Et see oli nagu tunne, mitte pagan. Jah, täpselt. Ja. Aga ütle, kus see julgus enda seest nagu üles leida? Et tegelikult me oleme näinud ju palju inimesi, mehi, kes teevad midagi, millesse nad tegelikult päriselt ei usu, aga nad ei julge ka lahti lasta, sest et maja liising, auto tahab maksmist, lapsed tahavad trennis käia, süüa tahame kõike, on ju. Et kus see julgus leida või see usk? Ma arvan, et mul oli selles mõttes ka tõesti soodne olukord, et mul ei olnud seda maja liisingut, mul ei olnud lapsi, keda toita ja nii edasi. Et ma arvan, et see julgus oligi võib-olla suuresti ka selle pealt, et ma tundsin, et olen ainult mina ise. Et keegi ei ole see, kellest või kes sinust otseselt sõltub. Jah, et umbes, et ma saan endale praegu seda nagu täielikult ilma igasuguste selliste süümepiinadeta. Aga ikkagi sa taipasid nagu seda momentumit nagu aru saada, et sa said aru, et nüüd või ma ei tea, mitte kunagi või? Jah, et mul oligi võib-olla mingi selline hirm ka, et kui ma praegu seda otsust ei tee, siis ühel hetkel lihtsalt ma lähen selle vooluga kaasa ja see elu loksutab mind lihtsalt kuskile juhuslikku sellisesse sängi, kus ma siis voolan omadega kuidagi sellises mugavuses edasi. No loodusest räägitakse väga palju, et see on ju meie kuidagi DNA-s või meie selles vaimus olemas kogu aeg. Meil puud kallistades, ma ei tea, isegi kõige küünilisemal inimesel ei hakka halvem, kui ta puud kallistab, on ju. Paljudel hakkab parem. Ütle, kuidas sina enda jaoks seda taasavastamist nagu tegid, et mis see nagu teekond oli? Kas sa läksid, ma ei tea, pargist, siis keerasid kõrvale metsikusse loodusesse või kuidas sinu lugu oli? Mul oli ikkagi see, et kuna ma keskkooli ajal ikkagi käisin ka niimoodi omapäi tegelikult hulkumas kuskil seal Rapla lähistel, siis mingid kohad olid mulle justkui nagu juba tuttavad, võib-olla olid nagu mingis mõttes unustatud tuttavad kohad, kuhu ma pöördusin tagasi ja sealt kuidagi tekkis mingi siuke kihk edasi avastada. Aga võib-olla see, mida ma sealt nagu otsisin või mida ta mulle nagu pakkus, et ma sel hetkel, ma arvan, et ma nagu tajusingi rohkem mingit sellist sügavamat mõõdet. Et kui varem oli tõesti olnud see, et ornitolooge, loomad ja linnud ja kõik see pool. Määramine on ju, mis arvukus on, siuke hästi praktiline on ju. Jah, aga siis sel hetkel ma tajusin mingit sellist asja, et kuidagi, et mul enda sees on mingid nii paljud lahendamata küsimused ja probleemid ja ma tundsin seda, et kuidagi sellest räägitakse ka, et loodus mingis mõttes on selline akultuurne keskkond. Et seal kehtivad küll mingid loodusseadused, aga selles mõttes, et kui sa oled siin inimeste keskel, sa tunned ikkagi teatavat survet. See, kuidas me mõtleme, me eksisteerime mingid teatud nagu kastis, aga siis, kui sa tõesti lähed ja matkad iseendaga sinna kuskile Rabasaarele ja oled seal nagu täiesti üksi, siis tegelikult sa nagu julged mõelda mingeid selliseid mõtteid, mida sa võib-olla kuidagi keelad endale siin inimeste keskel mõtlemast ja see aitab sul nagu enda kohta avastada mingisuguseid uusi tahke.
et võib-olla ka mingid allasurutud mingid emotsioonid ja mingid sellised asjad ma olen tajunud, et eriti kui sa lähedki üksi matkale, et alguses sa ketrad neid igasuguseid argipäevaseid mõtteid, aga ühel hetkel saabub teatav selline sisemine vaikus ja see on huvitav, et lähed üle selle suure avara ja tühja raba ja mingi hetk sa lihtsalt tunned, kuidas nagu mingid olukorrad tulevad sul lihtsalt kuidagi üles või tuleb meelde, et keegi ütles sulle kuidagi ja sa saad aru, et tegelikult sa ikkagi tundsid ennast kuidagi solvatuna mingis olukorras ja kuidagi sa saad natuke nagu jälile, et mis selle pinna all seal sügavamas tegelikult nii-öelda muliseb ja sa hakkad nagu mingisuguseid pusletükke enda jaoks nagu kokku panema. Nii et sa ikkagi lähed kuskile, no sa pead ikkagi minema nii palju kaugele, et see teeviit nagu enam ei paista. Et see kasti ei ole näha ja et see levi on kaob, eks ju? Jah, no ütleme leviga on nii, et Eestis pigem metsades on seda võib-olla võimalik leida, kus seda üldse ei ole, aga isegi suurte rabade peal, kus sul puid üleval ei ole, siis sellest levist on raske pääseda küll, aga ma teen vahel taotluslikult seda või teadlikult seda, et ma lülitan lihtsalt oma telefoni selleks matka ajaks nagu välja ja see kuidagi tekitab parema tunde kui see, et kas ma panen selle telefoni lihtsalt taskusse ära ja ta tegelikult iga hetk keegi saab helistada, aga kui sa lülitad ta välja, siis kuidagi see annab mingisuguse rahu. Aga see on ka hirm ju, et see on ju ka hirm, sa lõikad nagu lahti ennast sellest. Absoluutselt, et ma kujutangi ette, et minu jaoks on see nagu loomulik asi, aga ka see võib olla arvestatav samm mingil inimesel, kes on selle teekonna alguses mingis mõttes. Aga kuidas neid esimesi samme võiks teha, et tegelikult see kõlab nii tavaliselt, et mine jaluta metsas, aga kuidas seda teha, et sa saaksid neid samu tundeid tunda, mida sina oled tundnud või midagi sarnast? Hea küsimus, et ma olen ise sellega selles mõttes kimbatuses olnud, et ma olen mõelnud, et kuidas seda nagu inimestele serveerida või edasi anda. No sa oled matkajuht, sa viid inimesi, eks ju? Jah. Ja tegelikult ma üldse ei salga nagu matkadel ka seda, et kui ma põhiliselt viin inimesi rabadesse, räätsadel, lähmegi kuskilt laudteedelt maha, et tegelikult kui ma suudan kedagi ka selles mõttes nakatada, et tal on tõesti see, et tekivad küsimused, kust ma saan neid räätsasid rentida ja ma tahaks ka proovida, et mingi väike osa inimesi on sellised, kes päriselt, nad käivad võib-olla korra või kaks selle matkajuhiga ära, aga siis neil on juba mingi asi käpas, nad on sellest mingist kõhklusest üle saanud ja järgmiseks nad juba rendivad need räätsad ise ja lähevad. Ja mulle tundub, et kuigi raba peal on tõesti see, et sa pead jälgima seda maastikku, et mõnes kohas on seal älved ja sellised pehmed vesised kohad, et siis kuidagi need on aga ikkagi raba peal, kui nad on avatud ruum, sul on võimalik üsna hästi ikkagi orienteeruda, kuigi inimesed seda vahel räägivad vastupidi, et rabas on kerge ära eksida. Aga tegelikult lage raba peal sul on mingisugune kas eristuv mingi puu kuskil metsapiiril või siis sa saad tegelikult ka telefonis märkida punkti maha, kus sa rappa tulid ja sa jõuad pärast sinna tagasi, et sa saad teha ringi raba peal. Aga ma arvan, et metsas mingis mõttes ongi võib-olla raskem, et kui sul on 360 kraadi on puud, siis eriti kui sa tahad ka minna seda teed, et ma ei taha olla telefonis või kontrollida kogu aeg, kus ma omadega olen, siis sellises keskkonnas võib-olla ongi see, et sa peadki alustama mingis mõttes nagu lihtsamalt maastikult. Ma arvan, kui alustadki mingit kultuurmaastikult, mingid metsatukad, põlluäärsed alad, kus sul kuidagi visuaalselt on võimalik ikkagi nagu mingid pidepunktid endale nagu seada. Et võib-olla see võiks ikkagi olla siis selline lihtsam algus. Pane endale siis mingi raam, et okei, lülitad telefoni välja, võtad endale mingisuguse sihi, tead, et okei, ma olen siis nagu võrgust väljas näiteks 2 tundi. Et 2 tunniga jõuab maastikul olenevalt, ma ei tea, 2-3 kilomeetrit, 5, võib-olla 5 päris ei saa, on ju, et luba endale siis see paar tundi, midagi sellist. Ja tegelikult üks asi on ka see, et sa ei pea kogu aeg nagu liikuma.
et see on ka üks asi, millest ma arvan hästi palju sõidetakse üle või vaadatakse üle, et kui vaadata üldse seda inimese ja looduse vahelist sellist ühendust, et siis ma olen tihti toonud sellise paralleeli, et me võime näiteks mingis avatud kontoris või mis tahes töökohal, me võime töötada 8 tundi päevas koos inimestega, kellega me viibime ühes ruumis, aga meil ei ole mitte mingisugust tähenduslikku sidet nendega. Ja looduses samamoodi, et me võime sealt läbi tuhiseda, aga meil ei ole seda tegelikult päriselt seda kohalolu ja kontakti. Et sellisel juhul näiteks tõesti soovitatakse ka sellist harjutust, et inglise keeles on nii-öelda sit spot, et sa leiadki mingi koha, mis sulle tundub, et võt siin oleks mõnus istuda. Ja võtadki termoses endale mingi tee kaasa ja lihtsalt istud seal. Alguses võib olla ka ebamugav, aga mingi hetk sa kuidagi hakkad võib-olla märkama mingisuguseid asju, mida sa esimese 5 minuti jooksul ei märganud ja kuidagi nagu sulandud natuke sellesse keskkonda sisse. Nii et sa lähed loodusesse ja lihtsalt lähed sellesse samasse vibratsiooni, mis seal on või sellesse, ma ei tea, võnkesse või lainesse ja siis lihtsalt oled, et ei peagi nagu kuhugi minema otseselt. Just, et sa oledki nagu vaatleja, sa võid vaadelda seda, mis su ümber toimub, kasutades oma meeli, aga tegelikult sa võid ka nagu, näiteks ma mainisin enda kohta, et sa jälgid ka nagu seda enda sees toimuvat, et mis mõtted sul kerkivad ja üldse, kuidas sa ennast nagu tunned. No ma kujutan ette, et see on päris keeruline, sellepärast, et ma olen harjunud, ma olen tundnud seda tunnet, mis tähendab ennast lahti lülitada niimoodi. See vahel tuleb ootamatult, vahel tuleb see kergemalt, vahel ei tule see üldse, et sa ei suuda seda see telefoni enda käest ära panna. Telefon on siuke hea võimalus, et kuidas seda nagu sujundada või et kuidas sul on läinud, et kas see tuli lihtsalt, et sa said nagu minnagi sinna tähenduslikku, see rikkasse olukord. Mult küsitakse seda tegelikult hästi palju. Vaat ma olen ka üks neist. Ja siis ma olengi mõelnud, et võib-olla seal on hästi palju mingit alateadlikku, mingit käitumisviisi, mida ma ei oskagi nagu sõnadesse panna. Ma olen ise nagu mõelnud ka seda ja tunnistan, et vahel ma olen ka ise jännis sellega, et kuna ma kajastan ju oma tegevusi palju ka sotsiaalmeedias, siis tegelikult ka seal tekivad mingid konfliktikohad mingis mõttes. Ja teinekord ma peangi ennast nii-öelda täitsa nagu noomima, et kuule, aitab, need pildid ja asjad on tehtud, pane see telefon nüüd ära ja nüüd ole siin kohal, on ju. Aga ma arvan, et üks asi, mis on aidanud mul võib-olla tõmmata sinna looduse poole, on ka see, et ikkagi lisaks sellele sisekaemuslikule poolele on ikkagi ka mingi hasart ajada mingeid loomajälgi, kedagi otsida seal. Ja võib-olla see on ka mingis mõttes lihtsam viis, et sa paned selle telefoni ära, aga sul tekib see mingi uus selline, hasart väike. See on see mingi dopamiini värk, et sa ärata endasse vana kütt üles, on ju. Jah, et võib-olla... Või korilane. Jah, et võib-olla ongi nagu see, et ma arvan, et see on võib-olla lihtsam ots, kust alustada ja kui sa seal juba natukene saad need instinktid tööle, siis sa saad nagu võib-olla kergemini lubada ka seda, et lihtsalt istud kuskil kännu otsas ja kuulad ja jälgid nagu toimuvat. No ma pean tunnistama, et ma olen ise ajanud taga mingit kitsa niimoodi, et see tekitaski tohutu hasart oli lihtsalt nagu proovida veel teda korra näha või lihtsalt vaadata, kui lähedale ma saan talle, või ma ei tea lähedale, aga lihtsalt ikkagi veel kord näha, on ju. Et see tekitas päris mõnusa tunde ja kordagi ei tulnud pähe see telefoni teema. Aga sa ütlesid, et sa läksid või sa hakkasid otsima neid vastuseid enda ärevuse foonilt. Kui kaua sul aega läks, et sa said aru, et mingid muutused, et see ongi nüüd mingi muutus, et midagi nagu läkski nagu paika, et kas see oli kohe päris esimese korraga oli mingi teine tunne või ikkagi pidid käima nagu metoodiliselt nagu kuid? Ma ütleks, et need mingid esimesed kogemused tulid ikkagi väga kiiresti, et see, et kui sa oled hästi sellises tugevas ärevuse foonis, siis vähemalt mina tunnen kuidagi seda, et kuidagi see rindkeres on selline pinge on kuidagi nagu sees ja sa ei suuda ennast nagu lõdvaks lasta. Ja mul oli ikkagi alguses see, et ikkagi ka nagu öösel oli mingeid selliseid ebameeldivaid,
olukord, et isegi kui ma jäin magama, et ma ehmatasin üles ja mingi hingeldasin ja siuke väga ebameeldiv. Et aga neid asju hakkas nagu ikkagi väga kiiresti vähemaks jääma, et kui ma olingi kuidagi kogenud seda, et ma olen sellest, ma arvan, et on see keskkond, milles sa oled ja see, milles sul see ärevuse foon tekib, aga kui sa tõesti mingi hetk kuidagi su aju tunneb, et ta on sellest keskkonnast väljas lõpuks, kas või mingi tund või 2. Ja kui sa pärast tuled sinna tagasi, siis tegelikult sa nagu tunned, et tõesti ma sain nagu mingit värsket õhku vahepeal nagu heas mõttes peale ja juba läks paremaks. Aga ilmselt, et see ikkagi siuke püsivam selline rahunemine toimuks, siis ma arvan, et see ikkagi võttis, ma arvan, et mõned kuud sellist regulaarset hulkumist ja käimist, jah. Aga meil kõigil ei ole, või vahel on ka see, et ma ei tea, kuidas teistel meestel on, aga mul on küll see, et kui ma mõtlen matkast, siis mul ikkagi tekib mingisugune eepiline rännak ühest Eesti otsast teise. Ma ei tea, ühest maakonnast teise, mingisugune see jõgi algusest lõpuni või üle, ma ei tea, saad aru küll, millest ma räägin. Et aga tegelikult, kuidas võtta seda nagu, et alustada väikselt ja tegelikult nagu 2 tundi on jumala okei. Ja sa võid ka istuda selle 2 tundi, et kuidas nagu endast nagu sinna viia, et ei pea nagu üle mõtlema, et sa ei pea nagu aasta matka tegema, eks ju. Selle kohta, mis pani mind ennast päris palju mõtlema, ka jällegi inglise keeles, kui Google'isse panna Nature Pyramid, et nagu siuke looduse püramiid, mis on siis nii, nagu me teame toitumise või muude asjade kohta, et tegelikult see püramiidi see vundament on kõige olulisem ja see ongi see, et kui sa elad ka linnas, et 20-30 minutit vähemaltki kuskil pargis, mere ääres, rohealal, et see on see igapäevane hügieen, mis tegelikult on kõige olulisem plokk sellest asjast, et sa saaksid just nii-öelda oma emotsioone reguleerida ja see, et sa ei kukuks nüüd nii punasesse, et aitab sul natukene rohkem pinnale tulla. Ja siis sealt edasi on see, et võib-olla näiteks 2 korda kuus käin kuskil, sõidan Tallinnast välja, käin Kõrvemaal kuskil metsarajal ja siis sealt edasi on juba see, et võib-olla korra kvartalis teen mingi sellise juba natuke pikema, jään kuskil ööseks, on ja siis võibki olla see, et selline aastamatk, et näiteks ma ise olen teinud 2 viimast talve sellise soolorännaku suuskadel Põhja-Rootsis mägedes, et sa oledki 2 nädalat üksi seal telgiga lumeanges ja oledki nagu väljas kõigest ja see ongi võib-olla minu jaoks see püramiidi selline tipp, et just kui nagu sul on kõiki neid kogemusi mingis mõttes vaja, aga kõige olulisem on ikkagi need lihtsad väiksed käigud, et vaimse tervise mõttes eriti. Ma võin tuua enda näite, et mulle meeldib väga purjetada ja ma imetlen väga neid tüüpe, mu lemmik on Uku Randma, kes sõitis soolot ümber maakera, läks seal vahepeal, ühesõnaga koges väga palju erinevaid tundeid. Kirjutanud raamatu sellest, sellist aega ja julgust ja huvi mulgi ei ole. Ma olen nii piisavalt sotsiaalne. Või siis vaadata seda, kuidas inimesed sõidavad üle Atlandi. Üksi või mitmekesi, eks ju. Praegu sõidab üle Atlandi, kihutab Anna-Liisa Talts võidu kontekstis. Ja me oleme sellest rääkinud ja tegelikult ma mäletan seda, kui ma sõitsin oma jahiga esimest korda Helsingisse. Ja minu jaoks oli see samamoodi tohutult suur ületus ja hirm. Et ma ei olnud seda enne teinud, ma ei teadnud, see on nagu mingisse teise. Mul oli samasugune tunne nagu Kalevi pojal, kes selle lennukiga maailma otsa ländas. Ja tegelikult ega see tunne ongi nagu, ega tunne on ikka tunne. Et see, kellel on siis vaja ümber maakera sõita, on ju. Et see, mis ühel hetkel tundub nagu ületus, on järgmisel hetkel nagu tavaline. Et võib-olla see sama, et ikka see sama ja mida ma väga naudin, ma naudin isegi seda, kui ma saan 2 tundi lahe peal olla. Et see on täiesti see sama, mul on see selline purjetamise hügieen, et ma pean iga nädal vähemalt mõned tunnid olema jahiga mere peal. Jah, ja seal tekibki kuidagi see ka, et see nii-öelda see kontakt selle keskkonnaga läheb sul järjest nagu paremaks ka, et esimesed korrad võib-olla natuke tunned ennast nagu võõras kohas, aga siis sul on juba kuidagi, sa oled esimeste minutitega juba nii-öelda sellel lainel, et see läheb nagu järjest kuidagi ladusamaks. Me oleme praegu rääginud sellest üksi olemisest, aga ütle, kui sa vaatad mehi nagu grupina,
et kui palju mehed räägivad omavahel ja jagavad, kas matk on võib-olla see koht, kuhu tasub minna, kui sul on vaja mingi sõbraga või kellegiga võõraga arutada midagi. Kas sa oled näinud seda, et seal toimub mingisugune avanemine või mingid asjad saavad lahti räägitud? Ma olen näinud seda niimoodi, et näiteks kui ma olen käinud enda jaoks kas siis sõpradega või ka mingite tuttavate inimestega, kes ei ole mul nii-öelda lähedased sõbrad, et seal ma olen näiteks tajunud, et ikkagi see ka mingi ürgne asi hakkab nagu tööle, et vahepeal sealt rühid üle selle raba ja koos pingutate millegi nimel ja siis lõpuks on mingi toidupaus, seal teed priimuse peal süüa ja siis võt seal kuidagi tekib ka see, ma arvan ka jälle see mingi ühiskondlik, mingi normide, mingi värk läheb sul kuidagi kõrvale ja sa ilma filtrita hakkad kuidagi jagama. Et seal ma tajun seda, aga jällegi, et kui on selline avalik matk, kus on ka selles mõttes äge, et sõltumata sellest, kas mehed või naised, et kui mul tuleb kokku näiteks 10 või 12 juhuslikku inimest, et ma olen pannud info üles, et sel päeval on matk, siis ka seal ma tajun sellist, et need mingid piirid kaovad ära, et tõesti nagu võõrad inimesed omavahel hakkavad kuidagi rääkima väga elulistest ja teinekord ka väga isiklikest asjadest. Meeste puhul mul ei ole võib-olla selles mõttes väga head näidet, et kus mul oleks olnud ainult meestest koosnev seltskond, kes kuidagi on nad siis kuskilt mingist ettevõttest või kuidagi niimoodi, et mul tundub, et võib-olla seal, kui see on võib-olla mingi ettevõtte seltskond, siis kuidagi seal võib-olla need ikkagi mingid piirid jäävad nagu samaks. Ülemuse alluva suhted ja kes mida teeb, on ju. Ja teine asi on jällegi see, et kui sul on mehed, naised segamini, siis mul tundub ka, et mehed võib-olla ei ole sellises keskkonnas nagu, et nad hakkaks oma väga isiklikest asjadest rääkima. Aga ma olen mõelnud ja tegelikult aastaid juba, ma olen siiamaani tegemata, et võib-olla peakski nagu tegema sellise natuke raskema füüsilise matka, et sul ongi mingi seltskond 8-10 meest ja võt see võikski olla see mõte, et ka omavahel rääkida, ilma mingisuguse skriptita, et mingit agendat ei ole. Lähme, matkame ja vaatame, mis mõtted on ja mis tuleb. Mis su viimane matk oli? Sa mõtled siis, kus ma niimoodi pikem matk või... Kus sa viimati käisid? No kõige viimane asi, ma käisin täna hommikul metsas. Kus sa käisid? Räägi, mis sa nägid, mis sa tundsid? Ma käisin Rapla lähedal, võib-olla isegi täpsem olla Lelle lähedal, Rapla maakonnas üks asula. Ja ma läksin otsima sellist Amazonase laadset metsa, mida me võime näha näiteks Soomaal, kus on sanglepad kasvavad tihti sellistel aladel, kus on tihti üleujutused ja neil on siis alt on sellised jämedad suured juured on ja mulle üks päev drooni pealt tundus, et ma leidsin ühe sellise koha, ma nägin, et on need sanglepad ja all on niisugune vesine. Ja mul kuidagi tekkis väga selline suur fantaasia, et see on midagi sarnast, mis on Soomaal, aga lihtsalt, et Raplamaal üks väike killuke seda. Ja siis ma täna hommikul läksin unise peaga sinna ja mul olid sellised Reiteni pikad kalamehe kummikud, sumpasin sealt läbi vee ja mülgaste, aga ikkagi fotograafi mõttes natuke pidin nagu pettuma, et ma fantaseerisin selle asja nagu uhkemaks, kui ta nagu tegelikult oli, et nii suurt üleujutust seal ei olnud ja nii võimsad need puujuured seal ka ei olnud, aga ikkagi see kuidagi päevale annab ka ikkagi täitsa teise nagu siukse vungi nagu sisse, et ikkagi ma seal mingi 2-3 tundi müttasin ja ei saanud seda pilti, mida ma lootsin, aga hea oli olla ikkagi. Aga otsimist ei saa keegi sult ära võtta. Just. Seda rännakut. Jah. Kui sa mõtled oma selle vibratsiooni ja ärevuse peale, see on praegu kadunud? Et see ei ole tegelikult täiesti kadunud, et mina ütleks, et nagu elu läheb edasi ja nende asjadega tuleb selles mõttes edasi elada. Et see ei ole nii, et see on korra seljatatud ja nüüd ongi korras, vaid see on midagi, millega sa pead kogu aeg silmas pidama, et asjad üle ei läheks. Just, et ma tunnengi, et tegelikult vist, mis sageli juhtub sellistes olukordades, et sa ikkagi mingi jälg jääb susse maha ja edaspidi sa oled palju tundlikum nende asjade üle
suhtes siis tähendab. Ja mul on tegelikult ka praegu see, et ma aeg-ajalt ikkagi tunnen, et kas ma võtan liiga palju töökohustusi või midagi ja siis ma tunnen ikkagi see siuke mingi surin hakkab ligi hiilima. Aga ma olen nagu ettevaatlikum nende punaste lippude suhtes. Anna üks siis retsept, kuidas kindlasti jõuda ületöötamise ja ärevushäireteni. Mida siis peab tegema? Ahnitse kõike, mida pakutakse. Jah, ja põhiline asi, et ära maga piisavalt, et lihtsalt mida vähem magad, siis seda parem. Tee palju, ahnitse palju, ära maga, veel midagi juurde või? Ka emotsioonid, hoia enda sees, ära jaga teistega. Ära räägi kellegiga, hoia enda kannata ja siis on kindel, et oled pekis omadega. Üsna kindel, jah. Nii et võtke nüüd see jutt ja pöörake tagurpidi ja siis saategi proovida niimoodi teha. Mul on sulle küsimus, mida ma küsin kõigi meeste käest. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? No põhiline ongi ikkagi uitan mööda metsi ja rabasid. Romet Vaino, aitäh sulle, et sa tulid, jagasid oma kogemust ja ma loodan, et siin on mida järgi proovida. Aitäh sulle, oli väga lahe vestlus. Kuhu järgmine matk läheb? Järgmine matk, ma arvan, et ta kuskile Raplamaa rappa läheb. Ei olnud raske, ise ka hakkasin mõtlema, aga tegelikult muster on teada. Järgime mustrit ja nii on. Aitüma, et kuulasite. Vaadake meid, otsige meid üles, jälgige meie sotsiaalmeediat, me oleme Instagramis, me oleme TikTokis, me oleme Facebookis. Ja vaadake, kutsuge sõber ka vaatama. Aitäh!